ja mehed on ringis, Muay Thai 84 kilo, väike vanuse vahe. Mikk 20-aastane, Sanders natuke noorem, 16, samas 10 sentimeetri pikkune eelis siis pikkuse suhtes. 9 fighti võitu ja 5 kaotust Sandersil ja 5 võitu, 1 kaotus Mikul. Ja nagu nägime ka Danil Durilov poolt on võidluskooli poistel väga hea klinč, aga samas ka Mikk Meresmaa nurgas on Hannes Ilmjärv, kes on ka väga tugev treener klinči poolest. Huvitav näha. Kohe jalad kokku korralikult. Hea teravus siin sellise kaalu kohta. Mikk Meresmaa on ka väga plahvatuslikult alustanud kohe. Ei, ja nüüd sööb nüüd ühe sirge ära. Sanders eelmine The Clash siis võitis Meiro Koppi. Ja nüüd teist korda siin ringis juba. Mine. Väga head low-kickid Miku poolt. Ja plahvatus on alustus, kas see kestab? Ja täpselt selles mõttes, et nii teralt alustada, kas see kestab ka. Jah, samas ma arvan, mehed teavad ise ka, et ikkagi on 2-minutiline raund, et siin ei ole võib-olla aega hakata liialt ootama. Just. Et vast ikka 6 minutit võiks teravust olla. Nüüd juba tahaks, nüüd on Mikk pannud käsi ka järgi, et jälle liialt raiume jalgadega ainult. Ja vasta. Ja nüüd on natuke tempo alla läinud. Särts ära läinud juba. Ja mida märkan kohe Sandersi lõug väga üleval. Jah, no low-kick ja lüües kaotab käed, võib-olla liiga all. Lohakalt natuke. Pika mehe probleem. Oi, kus vuhiseb mööda. Ilus middle-kick. Aga ei olnud ka vastust võlgu. Just. Low-kick vastu kohe. Mikk võiks võtta hea overhandi pealt proovida. Edasi, ei lase puhata. Hästi hoiab tiibiga eemal. Väga ilus. Päris head tempot on mehed hoidnud ikka terve see round, et alustad teravalt ja tegelikult lõpetad päris teravalt. Mõlema mehe käed ikka ripuvad päris all. Oi, hea Max low-kick. Ja tiip. Ja hästi ajastatud tiip. Middle-kick ajal jah, siin ei ole palju vaja. Väike lüke. Korra käisin ennem riietusruumis ka, Sanders ütles, et tunne on väga hea ja tunneb ennast nagu hästi vabalt, et mõned fightid on juba mehel karjääris selja taga ka, et ja nii noore vanuseta ikka oma jagu kogemust juba. Jep. Ja teine round on algamas. Let's go. Väga klintsi ei näinud. Jah. Ja siin on see korralik algus. Ilus tiip. Hakkab jälle väga teravalt. Korraks oli juba see Ameerika maadlus, et vennad võtsid siin köitast hoogu. Ühele poole, teisele poole saad kes siin kokku. Sanders praegu hoiab väga ilusti distantsi. Tiipidega blokib vastult kogu aeg. Oi. Ja mingid elboüritused on ka olnud, et võiks nüüd ländida midagi seal. Aga muidu ikkagi pigem distantsilahing. Et võib-olla isegi arvasin, tuleb rohkem klintši siin. Sama. Oi, hea põll. Hea põll, see tabas. Ja ju siis Sanders tunneb seda enesekindlust, et lasta need käed alla, et tegelikult seal on kogu aeg on nagu oht üleval, et kui nüüd tuleks sealt löök, siis see jõuaks kohale. Kaitse puudub täielikult. Jah, Mikk praegu läheb nagu päris kaugele distantsile ja siis jookseb sisse. Et Sanders on kogu aeg seal löögi distantsi enam vähem, et Mikk natuke liiga tormab võib sisse ja sealt ka nagu
Sandersile lihtne kontrida. Suru, käed üles. Ja vasta. Low kickid. Käed üles, käed üles. Käsi jalg järgi. Käed üles, käed üles. Sanders nagu teadlikult ootab teda, vaata. Jaa. Ei alusta ise üldse rünnakut, teab, et hüppab sisse ja vastab sealt alati number 2-na. Ja väga huvitav klinčis praegu kumbki mees nagu ei taha üldse töötada, ainult distantsi peal. Ja kellaga koos üks middle kick ka siia lõppu. Kolmas round. Ja läheb kohe jalasõdaks. Kohe esimest. Ja Elbo üritus. Kuulsime siit natuke nurgast infot ka, et ära unusta küünarnukke mängu hoida. Ilusti. Hästi aastatud. See Essa jalg töötab hästi. Ja loogik Miku poolt. Ja vastus ka. See tiip ikka on väga hästi toiminud Sandersel praegu. Aga ei ole jälle kordagi nagu vastust olnud sellele, et tuleks käega ära lükata ja sinna low kick panna. Et nüüd peaks juba hakkama kolmandas raundis seda lugema, et seda tiipi tuleb liiga palju. Ja kogu aeg tuleb. Vasaku käega lükkad selle ära, saad kohe kontra teha siin. Alusta ise. Käed üles. Oi, ilus tiip näkku. Käed üles, Mikk. Oi, spinning üritus. Küünarnukid lähedalt. Ja läks poomiseks. Jälle tiip. Ja ilus elbo jälle. Tehakse nägusi ka. Ilus. Ja mees lihtsalt libastus. Puhast tabamust seal ei olnud. Oi, ja midagi kõik Miku poolt. Natuke lohakalt läks nüüd Sanders sisse sinna, aga midagi hullu sellest ei juhtunud. Sanders väsinud. Ja puhtalt distantsi nagu mänguga tegelikult võtab ära, et Ja väga ilus kontrahaak. 15 sekundit raundi lõpuni ja ka matši lõpuni. Ja taaskord üks spinning elbow. Ootas seda ilusti. Ja matš on lõppenud. Auhinda kutsun seekord üle andma Toro Winebaari esindaja. Kohtunikud on oma
otsuse teinud ja mulle teatavaks andnud. Selle tulise lahingu kahe tugeva sportlase vahel võitis ringi punane nurk Sanders Englund. Ma olen siin meie võitjaga Sanders Englund. Oli selgelt näha, et sul oli mänguplaan olla teine number, kasutada väga palju distantsi ja neid tiipkikke, mis läks väga-väga palju läbi. Jaa, täpselt nii. Plaan oli distantsi hoida. Me teadsime, et ta lööb palju low-kikke, kuna ma varem ka temaga matši teinud. Ja siis me mõtlesime selle peale ja treenimisime seda palju. Aga jah, võit tuli koju. Oled teist korda nüüd juba Clashil ja oled 2-0 rekordiga siin. Mis järgmiseks? Ma arvan, et järgmiseks on siis Thai boksi MM, mis peaks toimuma septembris ja ma plaanin sinna minna, et see on järgmiseks. Soovime sulle palju-palju edu, et tooksid kulla koju ja loodame järgmalt näha samuti Clash 3 ringis. Teeme veel kord suure aplausi meie tänasele võitjale, Sanders Englund!